Trallalla! Tere kõik reisihuvilised, hüvad matkustajad! Algab kahekange suveseiklus. Kuhu oleme teel, küsite? Aga loomulikult Soome! Sellepärast, et kui ainult 2 tunniga põhimõtteliselt olete suurlinnas Helsingis kiiremini kui jõuaksite näiteks Saaremaale, siis miks mitte külastada meie kallid põhjanaabreid? Nägite, kui kenad tüdrukud on, see kohe hommikul lööb südame põksuma. Peamine on see, et Soome sõit on rahavõit ja Soome sõit on soodne. Sellepärast, et kui võtate autotäie rahvast, näiteks 5 inimest on autos, siis ainult 2 maksavad ja 3 tükki saavad niisama sõita. Nagu nägite, mina istun taga, järelikult mina sõidan ilma rahata teed, aga oli see mees, kes ütles stopp, mina olen nende 2 seas, kes kindlalt maksavad. Aga nüüd, time is money. Ei teed, aega on raha, pida mennä laiva, nopsasti nüüd. Laivan! Tere tulemast Tallink Megastar pardale. Tallink Megastar on Tallinki kõige uuem kiirlaev ja mille ristiemaks on endine Soome president Tarja Halonen ise. Tallink Megastar on nagu suur kaubanduskeskus, mille kõige suurem pood kõrgub lausa 2 korruselt. On ikka suur. Siin on 7 erinevat restorani ja kohvikut, mille naelaks on Burger Kingi burgerirestoran, mida isegi Tallinnas veel ei ole. Üks olulisemaid asju siin laeva peal on selline raam, millega kui enda ramm ei jaksa, siis metall alati aitab ja näete, aga tegelikult minu jaoks palju suuremaks naelaks siin laeva peal on see, et sa võid sõita oma autoga siia laeva peale, parkida ka garaaži nii-öelda ja kui ostetud shoppamised shopatud, siis poest otse garaaži. See tähendab seda, et pargid kohe poe taha. Tavalistes laevades autotekil käimine sõidu ajal on keelatud. Küll aga kui sul on garaaži koht, siis saad rahulikult oma nodi vahepeal autosse ära viia ja söösta uutele ostudele siia laeva. Ja ükstapuha, mida sa laeva pealt endale kaasa ostad? Kas lõhna, ehteid või alkoholi, siis üks asi peab kindlasti kaasas olema. Õigel Soome reisijal on alati kaasas selline väike lapik pudel, kossu salmiakki ja seda soomlastele meeldib juua. See nii väga meeldis juua, et kunagi keelati see Soomes isegi ära. Vähemalt siin laeva peal on see täiesti saadava. Sööki selle laeva peal jagub rohkem kui küll. Ja siis, nagu ikka, kõhud tühjad sellised poolnäljas eestlased siia laeva peale satuvad, siis on ju vaja panna kõik ühe taldriku peale võimalikult palju ja korraga. Ja pöörake tähelepanu algaja taldrikule. Selleks on tee, muna, see on ju põhiasi, siis see sink, praetud selline peekon, vabandust, loomulikult tomat, sest teed on tervislik eluviisidega ja siia kõige lõppu loomulikult kala. Sellepärast, et mis siis paremini kokku läheb, kui mitte peekon ja kala oma vahel ühe taldriku peal. Tark inimene aga võtab igast asjast ühe, proovib natukene pudrukest, natukene viinerikest, munakest, kõike seda, mida head pakkuda on, nii et vats aina rõõmustab. Nii et õpiteed, õpi. Sellised on Soomes käigu nipid. Mina nagu vana Soomes käija mees juba tean, enam ei aja kokku liha ja kala ühe taldriku peale, nii et terve tuleva Soomen võiks öelda teed. Head isu. Kuule, kell pole juba isegi lõunat ei näita. No las siis jääb. Olen Teeduga solidaarne ja ei hakka ka siin riiskama. Niisiis, Tallink Megastariga Tallinnast Helsingisse 2 tunniga ja samal ajal on see ka kõige ökonoomsem ja energiatõhusam, seepärast et Tallink Megastar sõidab veeldatud maagaasiga. Maailm jääb terveks ja puutumata ning lumi sulamata ja jõuluvana endiselt saab oma kodus elada. On ju nii teed? Tere tulemast Helsingisse! Vaevalt olime ühe laeva pealt maha tulnud, kui astusime juba teise peale, seepärast et siin Helsingis ja ümbruskonnas on avastamist väga palju. Oleme selle väikese praamiga teel Suomenlinna, mis on Helsingi lähistel asuv saarestik ning omakorda sellel asuv kindlustuste kompleks, mille ehitamist alustati 18. sajandil 1747, kui täpsem olla. See on üks suur muuseumikompleks, mis tegelikult siiamaani töötab mingil moel nagu vanglana. Peeter Suure laeva pihta tuld! Tere tulemast Suomenlinna!
Siia on oodatud kõik väikesed ja suured ajaloohuvilised, kellele meeldib militaararhitektuur ja vanaaegsed sõjamasinad. 18. sajandi keskpaigal ei olnud Soome veel iseseisev riik, vaid kuulus Rootsile. Ning Rootsi riik soovis rajada endale piirialadele ühe võimsa kindlusehitise. Soomenlinna oma 8 saarega tundus olevat selleks õige paik. Kui Soomenlinna kindlus valmis sai, oli see Soome riigi suuruselt teine linn ja Helsingi oli täiesti marginaalne külake. Ja see ongi, Kristjan, siis 18. sajandi keskpaigas ehitatud originaalne rootslaste kaitsekindlus, mida kroonib siis loomulikult ka 3 krooniga Rootsi vapp. Eksid, sõberdeed, mitte 3 krooni, vaid 2 krooniga Rootsi vapp. Ja miks ta on 2 krooniga? Aga ikka sellepärast, et kui aastal 1808 tsaariväed siia sisse marssisid ja kõik Rootsile viitavad elemendid tahtsid välja nokkida, siis Vene sõdurid olid lihtsalt liiga laisad nokkimaks maha 3 krooni, vaid lihtsalt katkuti maha 1 ja 2 tükki jäeti alles. See kõneleb siis tsaariväe laiskusest ja sellega nad oma lõpuga leidsid. Käib küll! Käib küll! Ümber selle Soomenlinna kõige suurema kiriku on selline kettidest ja kahuritest moodustatud aed. Kui arvate seda, et kahurid on laevade pealt, siis võib-olla nad nii olidki. Kindlasti mõned olid ka maa pealt, aga ketid ei ole mitte sugugi laeva pealt. Võiks arvata, et ankrukett, aga tuhkagi. Tegelikult Soomes on 278 888 saart. Ja kui iga saare vahele tõmmata selline kett, siis ei pääse ükski laev läbi. Seda taktikat kasutati siin saaristus nagu kõige rohkem. Saarte vahele veeti sellised jänedad ketid ja kui venelased oma suurte laevadega tulid, siis põhja nemad sinna ka läksid. Nii et selline taktika, väga ainulaadne taktika siin Soomes, Helsingi lähedal. 1917. aastal Soome iseseisvus ja alates sellest ajast on Soomenlinnad kasutatud vanglana, sellise huvitava vabakäigu vanglana, kus vangid elavad ja töötavad siin saare peal, võivad liikuda ringi siin tsiviilriietes. Ainus tingimus on, et nad ei tohi siit saarelt lahkuda, isegi Helsingisse mitte. Mobiiltelefonid on lubatud ja ka vangide külastamine pereliikmete poolt täiesti tavapärane. Aga peale selle, et vangid siin vabalt ringi liikuda saavad, meeldib kõikidele soomlastele siin ka ise ringi liikuda. Siia on ülimõnus tulla terveks päevaks perega koos väikest piknikku pidama. Võtta kaasa korvike. Siin on erinevatel tasanditel sellised mõnusad muruväljakud. Kui on pisukene tuul, saab kuskil sellise kindluse varjus olla. Kui aga mõnusad priisi tahad otse näkku saada, siis võid siin samas all rannal kivide peal peesitada. Siin korraldatakse hulgaliselt kultuuriüritusi. Siia nendesse vanadesse garnisonide majadesse on ehitatud sisse muusikastuudiod, kunstnike salongid, kõik võimalikud poed ja ehitised, kus inimesed saavad käia vabalt ringi, vaadata, kuidas kunstnikud maalivad, kuidas muusikud pilli harjutavad. Nii et selline mõnus koht kultuursetele inimestele. Soovitan soojalt kõigile eestlastele piknikukorv kaasa ja loomulikult Soomenlinnasse. Kui peale väsitavat päeva Helsingis kõht tühjaks läheb, siis söögikohtadest loomulikult siin linnas puudust ei tule. Meie istume pubis nimega Zetor, mille omapäraks on need vahvad elusuuruses vanad traktorid, mis siin restorani sees on ja mille ümber sellised pubilauad on ehitatud. Ja hakkame kohe maitsma soomlaste rahvustoitu. Kristjan, mis meie ees on siis? Soomes on 2 asja kindlad, mida igalt poolt võib saada. Üks asi on tangomarkinad ja teine asi on lihapullad. Ja meie ees ongi lihapullad praegu, mis on siis täpselt meie sellised suured kotletid koos kartulipudruga. Aga see kõrts mulle meeldib eriti sellepärast, et see on vist ainukene koht terves maailmas, kus pärast kõva võtungit võid rahulikult rool istuda ja mitte keegi ei keela. Head isu või nagu soomlased ütlevad, hyvää ruokahalua.